Kas mänguritelefon kõlbab ainult mängimiseks või saab seda kasutada ka telefonina? Mänguri suunitlus on näha 2 punktina, aga enne selleni jõudmist võrdleme kandilist mölakat Note 9-ga. Note 9 valguva ja ümara disainiga võrreldes on Razer Phone 2 veel kandilisem kui kunagised Sonyd. Külgedel on 2 ümarat nuppu helitugevuse jaoks, mis asuvad heas ja käepärases kohas. Samsungi omad on veidi kõrgel ning ka niinimetatud jõunupp, milles on sõrmeheljeluger, on Razeril parema asukohaga kui Note'il, mille sõrmehelle sensorindus on tagumisel küljel ja võrdlemisi keskpärane. Mõõtmetelt on Note paar millimeetrit pikem ja paksem, aga Razer on 2,5 millimeetrit laiem. Sisult on need 2 teineteisele väga lähedal. Mõlemad seadmed kasutavad eelmise generatsiooni tipp-prosesid. Razeril Snapdragon 845, Note 9 Exynos 9810. RAM-i on Razeril 8, Note'il 6 giga ja akud on sama suured, 4000 mAh. Tagumisel küljel on Samsungil 2 12 megapikslist kaamerat. Üks lai, teine tele, millest üks on füüsiliselt muutuva avaga. Razeri 2 tagumist kaamerat on samuti 12 megapikslit. Viskame portsu testpilte meie Instagrami. Piilu neid sealt. Mõlemat saab laadida juhtmevabalt, aga kantlase laadimisala asub imelikus kohas, tänu millele minu Belkini laadijas peab Razeri imeliku nurga alla panema. Ka Razeri IP-standard on veidi madalam, IP67 versus Note'i IP68. Juhul kui Razeri vette kukutad, vaata, et sügavus poleks rohkem kui meeter. 220 grammi kaaluv Razer on tehtud alumiiniumist raamiga, mille tagumine külg on klaasist. Peenikese raamiga 201 grammine Note 9 on tehtud põhimõtteliselt klaasist. Tarkvaraliselt on Samsung tootjale omaselt karminahaga, mis mõnele meeldib, mõnele mitte. Isiklikult mulle Android 9 rajatud Samsungi uus One UI meeldib ning leian, et tavakasutaja jaoks tehakse Android tänu sellele veidi lihtsamaks. Razeri tarkvara on aga võrdlemisi puhtakooline Droid, mis kasutab paljude fännide poolt kiidetud Nova Launcherit, andes inimesele võimaluse seadistada pea igat väikest detaili. ROM ise on puhas ja jookseb Android 9 peal. Mõned lisad muidugi tarkvaras on. Game Booster annab võimaluse seadme jõudlusega mängida, umbes nagu Samsungi Power Mode. Lisaks on Razeri tagaküljel asuvat logo võimalik muuta just endale sobivaks. Eeldatavasti on idee panna kõik Philips Hue'd ja su klaasist arvutis olev RGB hullusega samasse tooni. Lollakas tilulilu, aga kui äge. Razeri laup ja luug on Samsa omadest oluliselt suuremad, aga seda põhjusega, milleni me jõuame kohe. Razeri ekraan on Note 9 omast 0,7 tolli väiksem, aga mängurifoniks muudab selle seadme just ekraan. Esimesena maailmas pani Razer oma seadmesse 120 Hz ekraani. Mida see siis täpselt tähendab? Vabandan ette kõikide spetsialistide ees, kes seda juba teavad. Aga need, kes veel ei tea, hertz tähendab piltide kuvamissagedust ehk mitu korda sekundis uuendatakse pilti. Kindlasti on sellel veel kasutusalasid, aga hetkel näppides võin öelda üht. See tunne, kui igapäeva asju teed, on pärit just kui teisest maailmast. Kõik lihtsalt jookseb nii libedalt näppude all. Samsungi 60 Hz-ine ekraan tundub just kui iidne tehnoloogia võrreldes Razeri omaga. Kas see ka kuskil peale mängimise kasulik on? Juhul kui sina tead, jäta kommentaar alla. Ja juba kui sa seal kommentaariumis oled, siis vajuta ka subscribe nuppu ja selle kõrval kellukest. S10+ videos mainisime, et üks õnnelik kommenteerija võidab klapid. Palju õnne, Aivar Sõõru! Oled võitnud endale fantastilised JBL-i klapid. Palun kirjuta meile am@am.ee pealkirjaga võitsin klapid. Ja siis lepime kokku, kuidas võidu kätte saad. Positiivne on see, et meil on üks paar klappe veel. Osalemine on taas maru lihtne. Vajuta subscribe nuppu ja jäta selle video alla kommentaar, miks just sinul neid klappe vaja on. Note'i puhul on see kompromiss tehtud tänu ekraani tehnoloogiale. Samsung
kasutab fantastiliste värvide ja kontrastiga Super AMOLED-i ja Razer IPS-C LCD tehnoloogiat. Teine punkt, mis teeb Razerist mängurifoni, on üliäge jahutusmeetod. Nimelt on telefonis niinimetatud aurukamber, mis jahutab seadet korraliku mängusessiooni ajal efektiivselt. Tee, mis tahad, aga suure jõudlusega kaasneb ka kuumus ning kompaktses seadmes on jahutamine sama oluline kui kiired komponendid. Vaata ka kindlasti Cherry Rigi episoodi, kus antud telefoni algosadeks kisub. Link on allkirjelduses. Muidugi aitab mängimisele kaasa ka seadme vorm. Enne mainitud lõug ja laup tähendades seadme käepärasust ilma ekraani kinni katmata. Natukene hinnainfot ka. Hinnavaatlus.ee põhjal maksab Razer Phone 2 Eestis 599 ja Note 9 667 eurot. Kokkuvõtvalt on need kaks seadet erinevate sihtrühmadega. Note oma pulga, suure ekraani ja hea aku elueaga suunatud pigem produktiivsusele ning Razer Phone 2 meedia tarbimisele ja mängimisele. Isiklikku arvamust Note 9 kohta kuulete varsti, kui võtan kokku oma 180-päevase pika testi. Aga Razeri kohta on mul arvamus juba praegu kujunenud. Mis siin salata? Mulle meeldib selle seadme väga mehelik või lausa poisilik disain. Suur, kandiline ja taga pilku püüdev logo, mis võib näidata su lemmikvärvi või need erinevate meetoditega vahetada. Samuti on see ekraan fantastiline, näidates konkurentidele tagatulesid. Ja võrdlemisi puhas Android aitab sellel seadmel toimida kiiresti ning suur aku ja piisav jõudlus aitavad ka kaasa. Razer, see on üks äraütlemata äge telefon. Nüüd aga ütlen, miks minu jaoks aparaat telefonina ei toimi. Tänu LCD tehnoloogiale pole sellel seadmel always on display'd, mille ma elaks vist isegi üle. Aga järgnev on põhjapanev. Razer Phone 2 on liiga suur, et seda mugavalt kasutada. Põhiline probleem tuleb laiusest ja kandilisest kujust. Siin on veidi Apple'it tehtud, kus visuaalne disain trumpab üle kasutaja mugavuse. See aparaat pole mulle, aga tean, kellele ta on. See on sulle, kui avad oma akuseaded ja näed, et valdav enamus telefoni kasutusest on seatud mobiilsete mängude mängimisega. Lihtsalt telefonina eelistaks mina isiklikult mõnevõrra odavamat S9 Plussi või kui produktiivsus ja pulk olulised, siis Note 9. Ah jaa, viska meile näpp üles. Kui aga ei meeldinud, tead küll, mis teha.